Tere hommikust! Minu tütar nägi, et ma hakkasin valmistuma eetriks ja ütles, et aga teademe, ta on 12-aastane. Teademe, aga ma tean, et eetris saab läbi viia ka ilma püksteta, et sind niikuinii näevad ainult ülemine osa. Ja hakkasime naerma ja siis ma mõtlesin selle peale, et eile oli mul üks klient. Temaga ka rääkisime riidusest, et see naine alati tuleb väga ilusad riided tal seljas ja alati on väga elegantne noor naine, aga oskab ennast hoolitseda nagu kõik minu kliendid ja ta on alati hästi riietatud ja hästi hoolitsetud. Ja hakkasime riidest rääkida, et kuidas riided mõjutavad meie peale ja teiste peale. Ja siis, kui oma tütrega ma räägin, siis ma alati talle tuletan meelde, et mida sa tahad sellega saavutada, kui sa paned neid või neid riided. Et jah, et praegu sellises vanuses tahaks kõige proovida ja kõige hullemad riided, aga seda, mida sa paned selga, sellega sa saad ennast rääkida palju rohkem kui sõnadega oma riidega ja sõltuvalt sellest, milline reaktsiooni sa tahad saada või kuidas sa tahad mõjutada teiste inimeste peale või milline mulje sa tahad jääda. Sellest sõltub need riided, mida sa paned selga. Miks ma täna räägin sellest, et see on ka üks NLP reeglitest, et kommunitseerimise eesmärk on saada reaktsioon, et iga tegevus, iga liigutus, iga sõna, mida ma annan enda poolt, sellega ma saan saada mingisugune tagasiside. Ja kui ma saan aru, milline täpselt reaktsiooni ma tahan, mida ma tahan, et inimestelt tuleb minu vastu, vastavalt sellele ma käitun nii. Ja kui me räägime NLP reeglitest ja NLP, kuidas see töötab massaažis, see on psühholoogia, siis ma mõtlesin, et ma alustan riiedest, et mis minu tütar pakkus, et riietuda, aga iga eetris ma ei tule aluspükstega. Ma tulen eetrisse ikkagi korralikult riietatud ja isegi jalanõud mul on jalas, aga ja, et sõltub, mida ma tahan endast näidata, mida ma tahan saavutada oma riietusega. Seda ma panen selga ja sellest võime eraldi teema võtta ja sellest rääkida. Ma ei ole stilist, ma ei ole disainer, aga minu töökogemus riigiasutuses ja suurtes ettevõtetes ja minu haridus, diplomaatiline haridus mõlemas riigis, Eestis ja Ukrainas, see annab mulle natukene julgust ja vabaduse rääkida riietusest ja sellest, kuidas me mõjutame oma riietega. Aga see on teine teema. Täna me räägime NLP massaažis ja tänane reegel, mida me vaatame koos, et kui keegi sai hakkama, siis mina saan ka. Ja see reegel sõnastatakse erinevat moel, erinevat viisil, aga põhimõte on see sama. Et kui keegi üks sai hakkama midagi teha, siis mina saan ka. Et meie oleme sündinud sama tingimustega, 2 käsi, 2 kätt, 2 jalga, 1 pea, et kõik on sama. Ja edasi juba sõltub, mida me teeme ja kuidas me teeme. See on ka sõltub sellest, kes on meie ümber, millised harjumused meil on ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt, et meil on kõigil nagu võrdsad võimalused. Edasi juba sõltub meist ja meie sootsiumist, kes on meie ümber. Sellest ma räägin edasi, aga
alustame sellest, et kes ma olen. Kui sa oled siin esimene kord, minu nimi on Natalja ja ma tegelen kehaliste praktikatega ehk läbi keha holistiliselt koos klientidega me lahendame mingid rõõmud, mured, probleemid ja tugevdame sinu tervis. Ja ma usun sellesse, et kui on holistiline lähenemine, kui on kompleksne lähenemine tervisele, siis see on palju efektiivsem ja palju mõjukam. Ja sellepärast ma kasutan mitte ainult silitamine ja massaaž, see on, saab igal pool saada või paluda oma kallima, et ta teeb paia, aga selleks, et töötada palju sügavamalt, mitte ainult kehaga, aga hingega, tuleb natukene vaadata, mis on meie keha, meie naha all, et kõik need pinged, muured, kõik, mis tuleb kehas, see tuleb sellepärast, et midagi on siin toimumas ja see jääb jäljed meie kehas, et meie keha näitab meie kogemuse. Ja mis on need NLP reeglid? Need reeglid, nad on nagu matemaatikas aksioomid, millega me nõustume, vaatamata sellele, kas on mingid põhjendused või selgitused või ei ole. See on lihtsalt reegel ja seda tuleb uskuda, sest see nii on. Ja kui tänane teema on, kui keegi sai hakkama, siis mina saan ka. Vastavalt sellele, et kui ma tean, et keegi sai õppida, kuidas laulda, siis mina saan ka, isegi kui mul ei ole väga hea annet praegu. Aga kui seda teha regulaarselt, siis praktiseerida, siis tuleb välja. Ja mis on need NLP reeglid? Neurolingvistiline programmeerimine, see tõlgendatakse ja see on psühholoogia ja see on väga lihtne lähenemine, kuidas iseennast aru saada ja läbi seda aru saada ka teisi. Ja kui me räägime reeglitest, et NLP reeglid, nad annavad meile need instrumendid, millega me saame võimalikult kiiremini ennast aru saada ja teisi. Ja need reeglid, nad on nagu lampid, mis annavad meile näha seda teed, kuhu me lähme, et teha võimalikult vähem vead, teha võimalikult vähem mingit valude endale või teistele ja selgemalt näha seda, kuhu me läheme ja mida me teeme. Ja kui keegi sai hakkama, siis mina saan ka ja kui vaadata, mul on nagu alati kaasas oma spiiker ja ma lihtsalt mõtlesin seda, et tuua mõned näidet, kuidas sellega saab tõestada, et see reegel töötab. Näiteks minu juurde on käinud üks klient, naisterahvas, tal on väga aktiivne elu, tal on väga aktiivne elustiil, ta on ise selline nagu kogu aeg särab ja selline nagu väga kuum Eesti naine. Ja tal on nii palju tegevused, et isegi kui ta on massaažel, kui ta on laua peal, kui ta on juba lõdvestumas, ma ei tea, pool tundi, ta ei saa lõpetada rääkida, et tal on vaja kogu aeg rääkida, et seda nagu sisemine aktiivsus toetada, et kui ta ei saa liigutada, siis ta räägib. Ja mida see teeb? Mul oli mure, et ta ei saa nagu lõdvestuda, et kui ta räägib kogu aeg minuga, siis ta ei lõdvestu. Aga psühholoogid, ma arutasin nendega oma mured ja nad ütlesid, et inimestel on vaja nagu oma hinge ventileerima, et läbi rääkimise inimesed saavad endale nagu tugi anda, ennast toetada ja välja rääkida ja ei ole vahet, kas ta räägib inimene muredest või ma ei tea, arutame lilled või ilmast räägime. Oluline see, et inimene räägib ja läbi seda ta ennast puhastab, ta endale teeb puhastus, hinges puhastus. Ja
selle naisega me töötasime aasta aega, ma hakkasin võtma juba töötada koos toksenhamridega, toksenmassaažiga ja aasta on möödunud, kui see naine jäi vaid. Ja mitte sellepärast, et teemad on otsa saanud, aga lõpuks tuli selline nagu hinges rahu, et tema hing on juba nii tasakaalustatud, et tal ei ole vaja enam nagu toetada oma kogu aeg selline nagu energeetiline käitumine. Ja nüüd kõik massaažid, mis meil algavad temaga, nad kõik algavad sellega, et ta tuleb ja kohe viskab pikali ja kohe juba vaid. Et jah, mul on kliendid targad ja huvitavad ja nendega on väga põnev rääkida, aga eesmärk ei ole see, et kutsuda inimesi, et mul on igav ja tahaks rääkida, aga eesmärk on see, et aidata sinu keha, sinu tervis teha paremaks. Ja lõpuks me jõudsime selle tasemeni, et ta sai nagu ennast tasakaalustada. Milleks ma räägin, kui ta sai hakkama iseendaga nagu hakkama saada ja ilma selleta, et midagi analüüsida, läbi elada oma mured, miks ta on nii aktiivne ja mis see põhjustas. Ta lihtsalt nagu kogunemisega tegeles oma tervisega, oma rahutunnega ja siis lõpuks me jõudsime selle tasemeni, kus ta saab juba pikutada, olla vaikuses ja lihtsalt naudida ja täita oma tühjad patareid. Ja selle näidega ma tahan öelda, et kui sul on kiire elu, kui sul on kiire tempo, et läbi massaaži sa saad endale tuua rahu, sest mida rohkem nagu tasakaalus meie sisemine tunne, seda rohkem me saame teha targemad otsused, näha maailma teise nurga alt, et kui hinges on paanika, stress ja kogu aeg kiire, et meie käitumised, meie otsused ei ole ka nii targad või õiged. Ehk kui sisemine rahu on, seda parem ja kvaliteetsem elu me saame elada. Ja selle naisega me saime hakkama ja kui meie saime hakkama, siis sina saad ka sellega hakkama saada. Siis teine näide, meesterahvas, noor mees, mingi 30+. Ta tuli mu juurde, привет, Kristinečka. See mees tuli minu juurde selle murega, et tal oli alaseljas mingid mured ja need mured on juba nii kaugele jõudnud, et juba hakkasid nagu krampid jalgadel tulema pidevalt ja öösel ta ei saanud magama jääda, sest teda häirisid jalad, et oli nii ebamugav, et nende nagu jalgade valu hakkas nagu segama magada. Sellega murega ta tuli minu juurde ja hakkasime temaga tegeleda ja kuidas see kõik lõppes. Ma andsin talle ühe harjutuse, mida ta hakkas tegema iga päev. Siiamaani teeb, ta on juba 3 aastat minu juurde käib ja see mure, mis tal oli alaseljaga, me saime sellega korda saada ja nüüd ta käib massaažil, mitte sellepärast, et ei ole lahendatud tema probleem, aga sellepärast, et ta tunneb ennast hästi ja ta tahab toetada oma tervisi, oma enesetunne heal tasemel, et ta saab hästi elada. Ja see ongi tema eesmärk, et kui ma aeg-ajalt küsin, miks sa tulid, et niisama, et tunda ennast hästi. Ja kui tema sai hakkama lahendada oma tervisega probleemid, noor mees, siis sina saad ka, kui on mingid mured, sellega saab hakkama korda saama. Kui võtta ennast, minul on mitu kõrgharidused ja 3 neist on ökonoomika haridus, majandusharidus, siis 2 diplomaatide kooli ma lõpetasin Eestis ja Ukrainas diplomaatide akadeemia ja selle hariduse alusel ma töötasin ka riigiasutuses, suurtes ettevõtetes ja minu kogu töökogemus ma saan nüüd täna kasutada massaažipraktikas. Miks?
et ma sain ka pärast tervisehariduse selleks, et ma saan töötada kehaga, aga täiesti nagu muutuda oma elustiili, oma igapäevane töö, et selleks, et seda kõike muuta, oli vaja natukene aega, oli vaja natukene õppida ja praktiseerida. Ja kui mina sain muuta elu täiega niimoodi, et olid ühed tegevused, nüüd on teised, kui mina sain hakkama, siis sina saad ka. Ja muidugi saab kõike proovida, aga hea tulemus tuleb siis, kui inimesed tulevad uuesti minu massaažile. See räägib sellest, et järelikult ma saan aidata, järelikult ma saan teha midagi hästi nii, et inimene tuleb tagasi, sest tal on hea. Ja see on kõige parem tunnistus seda, et ma oskan teha seda, mida ma teen, ja ma saan läbi mind inimene saab endale abi saada. Ja kui me räägime massaažist, et jah, et mul on palju erinevaid massaažiliigid käes, et mingi rohkem kui 15 erinevad. Mul on palju oskused, mul on palju kogemuse ja inimesed saavad minu kaudu abi. Aga asi ei ole selles, et minu käed on väga võluvad ja saavad korda saama. Ei, vastupidi, tulemused, head tulemused tulevad siis, kui inimene ise midagi teeb oma tervisele hea. Läbi mind lihtsalt ta jõuab selleni, et ta saab oma tervise tugevdada või lahendada mingid muured. Et see on tema tulemus. Lihtsalt mina olin selline vahend, kelle kaudu ta sai kiiremini lahenduse. Milleks ma räägin, et kui mina sain hakkama oma elu täiesti muutuda ja võtta uue igapäevane tegevuse, sain õppida, sain praktiseerida, sain süveneda nii, et minu kaudu tuleb abi inimestele, siis ei ole vahet, kui vana sa oled, ei ole vahet, kui palju sa oskad, sa tead. Kui sa võtad seda ette, siis sa saad hakkama, kui sa tõesti seda tahad. Mina tahtsin ja täna on mul järjekorrad sellised, et 2 kuud ette tuleb planeerida aega, et saada endale oma hea aega. Ja inimesed tulevad ja broneerivad ja tavaliselt need, kes käivad tihti, nad broneerivad aega 2 kuu ette, et kindlasti saada see, mis nad, seda aega, mis nad tahavad. Ja üks näide veel sellele toetuseks, kui keegi sai hakkama, mina saan ka. Üks väga vaimustav ja inspireeriv kogemus, millest see ei ole minu lugu, see on minu kliendi lugu, aga selle kaudu ma sain nii palju juurde õppida oma klientide pealt ja saada ise targemaks ja nüüd ma saan jagada ka teistega. Ma tunnen ühe pere, kes käib minu massaažil ja nende pereliige ükskord sai sellise trauma, et ta pidi alustama oma elu täiesti nullist. Ta hakkas uuesti õppima, kuidas iseseisvalt hingata. Ta oli voodis, siis ta oli ratastoolis, siis ta hakkas õppima, kuidas kõndida, siis ta hakkas õppima rääkida. Et täiesti täiskasvanud inimene oli nullitud ja täiesti nullist ta pidi uuesti õppima, kuidas elada. Ja sellest tragöödiast on möödunud 9 aastat. Ja selle perioodi jooksul nüüd ta tuleb minu juurde ise oma jalgadega. Me räägime seansi ajal 2 keeles. Me saame arutada, me saame rääkida, analüüsida. Ta saab tunda elu 100%, ta saab elu naudida. Ja selle on pikk tee, jah, et läks selle peale 9 aastat. Aga tulemus on see, et kui tema täiskasvanud inimene sai hakkama oma elu tagasi endale võtta enda kätte
ja ta siiamaani tegeleb sellega, et veel paremaks ennast tunda, veel rohkem tunda oma elu 100%. Kui tema sai hakkama, siis kindlasti sina saad ka. Kui tema sai õppida, kuidas rääkida, kuidas kõndida, kuidas iseseisvalt hingata, mis on loomulik oskus meil, siis sina saad ka sellega hakkama saada. Ja see näide toob mulle see toetus, et kõik on võimalik. Kõik on võimalik nii kaua, kui me oleme elus. Ja kui inimene sai uuesti käia, rääkida, hingata, mõtlema, rääkida, siis sina saad ka. Ei ole vahet, mida sa võtad ette, sa saad hakkama. Sest kui keegi juba oskab seda teha, siis seda saab ka ise teha. Ja mõtlesin seda, et mis on tänane meie eesmärk tänaseks kohtumiseks võtta. Et kui mul on vaja midagi ette võtta, ma tahan midagi muuta, hoida fookus mitte tulemuse peale, et ma ei tea, näiteks ma tahan õppida laulma, täna ma ei oska, ja hoida seda fookus mitte selle peale, et nüüd ma oskan laulma, eesmärk on see, aga fookus selle peale, kes mina olen nagu isik, kes mina olen ja milline ma olen, kellel on see loomulik oskus laulmine. See on täiesti suur vahe, et kas ma oskan laulma või ma olen see inimene, kellel laulmine on loomulik osa oskustest. Näiteks saab, see inimene, kes õpetab, ta on õpetaja. Kes laulab, ta on laulja. Kes, ma ei tea, oskab teha remonti, siis ta on ehitusmees. Et mitte see, et ta oskab teha remonti või lüüa hamriga. Kõiki oskavad lüüa hamriga, aga kõiki ei ole ehitusmehed. Kui ma oskan laulda, ma oskan laulda, aga ma ei ole laulja. Ehk kui seda fookus muuta suurema perspektiivi peale, et see, kes laulab, see on laulja. Ehk mina, kui panen endale eesmärgiks, et ma laulan, siis ma ei hoia oma fookuse selle peale, et ma oskan laulma, aga ma hoian fookus, et ma olen laulja. Kuidas ma seda saan aru saada, et kui mul on kontserdid, kui inimesed käivad minu kontserdil, kui mind kutsutatakse kuskil esinema, kui ma hakkan populaarsemaks muutuda, siis jah, selle kaudu ma saan aru saada, et ma olen laulja. Kui ma laulan vanitoos või ma ei tea, jalutuskäigus, siis jah, ma oskan laulma, aga ma ei ole laulja. Ehk mida ma tahan sellega öelda, et kui keegi sai hakkama, mina saan ka, ja kui ma tahan midagi enda ellu, midagi uus oskus tuua või on vaja midagi tervisega teha, siis fookus hoida mitte selle peale, et ma oskan seda teha, aga kes mina olen kui isik, kellel on see oskus loomulik osa. See on suur ja tähtis erinevus. Ja kui vaadata selle peale, et NLP massaažis, siis kui vaadata meie keha peale nagu instrument, minu keha on instrument selleks, et saavutada seda soovi, mida ma tahan. Ja kui mõtlema selle peale, et kui mul ei ole keha, ei ole mind ja mina ei saa mitte midagi teha, aga nii kaua, kui ma olen elus ja mina saan midagi tahtma, siis ma saan seda saavutada. Ja asi ei ole selles, et mingid oskused mul puuduvad või ei ole piisavalt arenenud, aga asi on selles, et minul ei ole need harjumused midagi teha. Näiteks
kui ma ei tegele oma tervisega, kui ma söön, mida ma tahan, kui ma rikun oma tervise nii, nagu ma oskan ära rikkuda, siis minul ei ole harjumuse teha hommikul harjutused, teha sporti, süüa hea toidu, mis toidab minu keha ja minu rakud, mitte minu ego või minu valud, sest meie sööme mitte toidu, aga me sööme seda, mis rahuldab minu vajadused. Ja sellest me võime eraldi rääkida, aga mille peale ma tahan rõhutada, et asi ei ole selles, et mul ei ole mingid oskused, aga asi on selles, et mul ei ole mingid harjumused, mis teevad mind nagu isik, et see osa on minu loomulik osa. Ja kui me hoiame fookus mitte tulemuse peale, et ma oskan laulda, aga hoiame fookus selle peale, et milline ma olen nagu isik, kellel see oskus on loomulik, siis mul ei ole vaja enam ennast kuidagi nagu ekstra motiveerida, distsiplineerida või hakata midagi tahtma. Et kui ma enda jaoks võtan eesmärgiks, et kes ma olen, see uus isik, minu uus osa, minu uus oskus, kui ma hoian selle peale fookuse, siis ma saan sellega hakkama saada, siis ma saan sellega edasi minna ja siis mul on kergem teha mingid muutused omas elus. Miks inimestele on raske teha muutused, et ma vaatan, kui ma suhtlen inimestega, kes tulevad massaažile, kui ma räägin nendega ja kuidagi nagu kujunes välja selline käitumise muster, mis inimesed teevad või ei tee, mida nad tahavad ja mida nad oskavad. Et ma kogusin seda info, panin kokku, et täna rääkida ja jagada, et võib-olla see tuleb sulle ka kasuks ja saad mingid inspiratsioonid, mis aitab sind ka midagi omas elus teistmoodi teha ja teha seda mitte pinguliselt, aga nautides, teha seda mõnusalt. Nii, miks inimesed ei saa teha muutused? Esimene, see on praktika puudus. Näiteks teadma ei tähenda oskama. Et ma võin teadma, et on olemas, ma ei tea, mis on olemas, et on olemas kirurgia nagu selline meditsiini osa. Aga sellest teadmisest ei ole mulle kasu, sest mina ei oska lõigata inimesed ja teha nende elu või tervis paremaks. Ma saan teadma, aga ma ei oska. Ja see ei tähenda, et mina saan sellega tegeleda. Kui ma tahan inimestele tervisele aidata, siis mul tuleb sellega praktiseerida ja siis see tuleb oskus. Ma saan teada laulmisest väga palju, aga kui ma ei praktiseeri, sellest ei ole mingit kasu, et kas ma oskan või ei oska, sellest ei ole mitte midagi, lihtsalt minu teadmine, aga see ei tähenda, et ma oskan. Ma saan tervisest palju rääkida, lugeda, kuulata, aga kui ma ei praktiseeri, kui ma ei tea, ma tean, et on vaja palju vett jooma või mitte palju, piisavalt vastavalt sinu kehale. Kui ma tean, et on vaja vett jooma, aga seda ma ei tee, sellest ei ole kasu. Et praktika kaudu tuleb selline uus minu isiku oskus. Ehk punkt number 1, miks inimesed ei saa midagi muuta, et selline nagu teooria ja kui teooria mitte panna praktikasse, siis see jääbki teooriaks, aga kui teha, praktiseerida, lihtsalt praktiseerida, nii palju kui saad seda teha. Ma ei tea, ma tahan tunda ennast paremini, rohkem nagu aktiivsemaks, tunda ennast hästi ja okei, ma tean, et on vaja harjutusi teha ja kui ma seda ei tee, siis
olgu, ma tean, aga kui ma ei tee, siis ei juhtu midagi. Aga kui ma hakkan tegema, täna ma teen harjutused 5 minutit, homme teen 10 minutit, ülehomme ma ei tee üldse. Ülehomme ma teen tund aega ja siis see vaikselt hakkab harjumus muutuda selleks, et see ei ole enam minu harjumus, see on minu vajadus ja minu naudingu allikas. Ja selle kaudu ma saan tõestada oma kehale, oma alateadvusele, et kui ma teen sporti, kui ma tegelen oma kehaga, ma tunnen ennast veelgi paremaks ja ma elan hästi. Ja sellega, mis ma tahan öelda, et mis inimestele segab teha muutused, segab praktika puudumine. Ehk kui praktiseerida ja mitte otsida, et vot siin ma ei teinud, ma ei ole väga tubli ja siin ma ei teinud, aga fokuseerida selle peale, et mis ma olen teinud, et kuu aega tagasi ma üldse ei teinud harjutused, nüüd ma teen ja kas ma tegin, ma ei tea, 3 tundi kuus kokkuvõttes harjutused, see ongi juba parem kui mitte midagi, kui oli paar kuud tagasi. Ehk vaikselt lisada harjutused, praktiseerida, see aitab mind edasi liikuda oma uue oskuse juurde. Teine on, kohe mõtlen, kuidas eesti keeles, сопротивление переменам, et kui ma vaidlen vastu sellele, et muutused tulevad minu ellu. Kõige esimene, kes vaidleb sellega, on meie aju ja meie alateadvus, et aju on šokis, stressis, et perenaine läks hulluks ja tahab omas elus midagi muutuda, tuleb seda segada, et ei lase oma elu muuta, muidu see rikub minu rutiini, nii arvab aju. Aga mida rohkem, mida tihemini ma lähen oma comfort zone, oma nagu mugavuse zoonis, mida rohkem ma lähen sellest välja, seda rohkem see uus käitumine, uus lähenemine annab mulle rohkem tunda, et see on hea, see on kasulik ja sellega ma saan tugevdada enesekindlust, tugevdada oma uskumus sellesse, et kui mina teen, siis mina saavutan. Ja see toetab, see esimene punkt, et tuleb praktiseerida. Praktiseerides me muudame need väljaminekud mugavuse zoonist, me muudame seda, et see ebamugavus hakkab meie vajaduseks muutuda ja see aitab mind minna sinna, kuhu ma tahan jõuda. Ja 3. punkt on meie окружение, meie ümbruskond, et need, kes on minu ümber, et kas see aitab mind või segab mind. Näiteks, kui ma teen suitsu ja juba mitukümmend aastat, kui ma teen suitsu ja minu lähedased või need, kes inimesed on minu ümber ka suitsetavad, siis mul on raske lõpetada sellega. Kui inimesed minu ümber ei tee suitsu ja mina suitsetan, siis mul on kergem lõpetada sellega. Ehk läbi suitsetamise või läbi oma harjumuste ma saan teha muutused. Näiteks, kui ma tahan midagi muutuda, siis on mõistlik enda ümber tekitada selline ümbruskond inimestest, kes juba oskavad seda, mida ma tahan saavutada, siis need inimesed nagu ei tõmba mind tagasi, et ma ei tea, ma tahan lõpetada suitsetamisega ja siis teevad kõiki suitsu. Et seal mul on väga raske sellega lõpetada, sest meie ümbruskond mõjutab meie peale ja me kopeerime need harjumused. Näiteks minu perel on oma mingi keel selles mõttes, et need väljundid ja kuidas me räägime ja mida me räägime, et nagu oma sõnastik. Laps läks kooli ja kui ta hakkas seal nagu uues seltskonnas rohkem aega veeta, siis ta tõi koju sellised väljundid, mida meie kodus ei kasuta,
aga lapse jaoks see juba muutus nagu loomulikuks, et seal tema nagu uues seltskonnas, see on nagu normaalne osa niimoodi rääkida, siis ta võttis seda enda juurde või endale ja see jäi tema nagu isikliku oskus, midagi rääkida teistmoodi, kui meie räägime. Ja täpselt sama tulevad head või mitte väga head harjumused. Et kui minu ümber on inimesed, kes hoolivad oma tervisest, kes mõtlevad, et mida nad söövad, mida nad joovad, kuidas nad hoolitsevad oma tervisest, mul on kergem selles seltskonnas olla samasugune või lähedal sellele, kui näiteks minu ümber keegi ei hoolitse, ei viitsi, näeb, et massaaž see on aja raiskamine ja aega raiskamine ja raha raiskamine, siis mina ei saa käia massaažil, et nagu enamus arvab nii, et sellest ei ole mingit kaasu. Või näiteks, kui see on väga vana näide, kõik psühholoogid sellest räägivad, aga ma räägin ka. Kui sul on soolased kurgid purkis ja sa paned sinna üks viil õuna, siis õun enam ei ole magus, ta on sama soolane nagu teised kurgid. Ehk see üks väike õunaviil muutub selleks, et vastata sellele, mis on tema ümber. Täpselt meie. Kui minu ümber on inimesed, kes hoolivad tervisest, siis mina hoolin ka. Mul on kergem seda teha. Kui minu ümber keegi ei tegele, siis mul on raskem seda teha. Ehk kui ma tahan midagi muuta, tuleb vaadata, kes on minu ümber, kas see seltskond või ümbreskond, ta toetab seda muutust või ei toeta. Ja meie ei saa muuta 100% inimesed, kes on meie ümber. Meil on teenindajad, meil on lihtsalt jalakäijad, kolleegid. Me ei saa kõiki muuta, aga meie saame valida, kes on meie selline kõige lähedam ring, kes minu peale võib mõjutada ja selle kaudu ma saan mõjutada oma harjumuste peale. Kohe räägime ka sellest ümbruskonnas, et see on väga head nipid, kuidas saab seda muuta, kui seda saada aru ja kasutada. Mis ma tahtsin veel öelda, et oluline mitte ainult kopeerida seda, mis teised oskavad teha. Laulmisest. Täna on laulmise tuju. Et mitte kopeerida, mitte ainult kopeerida, nemad laulavad, siis mina laulan. Aga kopeerida ka nende identiteet ehk milline nad on, et mida nad teevad veel peale seda, et nad laulavad, et vaadata, mis oskused neil on, mida minul täna ei ole, aga need oskused toetavad seda endal arendada ja tugevdada see oskus, mis mul on vaja. Et kui näiteks ma tahan laulda, ma näen, et naaber laulab hästi, ja siis ma laulan ka, sellest ei ole piisav. Tuleb vaadata laiemalt, et vaadata, kui naaber on, ma ei tea, väga populaarne laulja ja kõiki teda tunnevad, mida veel ta teeb, mis tema identiteet, et mida ta oskab veel ja mida ta teeb igapäevaselt nagu elurutiin. Ja kui ma näen, et ta teeb harjutused, et ta käib proovile, ta laulab mitu tundi päevas, kui ta tegeleb sellega, et tugevdada seda oskust, mis tal on juba olemas, siis mina saan seda teha ka ja kui mina teen seda, praktiseerin ja lähen oma mugavuse zoonist välja ja praktiseerin ja siis see oskus tuleb mul ka, et kõik on võimalik, kui keegi sai hakkama, siis mina saan seda ka teha. Ja kui me teeme muutused või tahame midagi juurde teha omas elus ja teha seda kergemaks, et pinged on nii palju, et saab muutused teha mugaval viisil ja naudides seda, siis tuleb fokuseerida mitte tulemuse peale, aga identiteedi peale, et vabandust. Ja.
et mitte tulemuse peale, aga identiteedi peale, et mis veel ma pean oskama selleks, et saavutada seda. See on üks asi, et öelda, et mina lõpetan suitsu teha, aga ma ei suitseta. Öelda, et mina hakkan spordiga tegeleda, aga ma tegelen spordiga. Mitte öelda, et ma hakkan õppima massaaže tegema, aga ma teen massaaži, sest ma juba tegelen sellega. Et võta endale see nagu lõpptulemus ja kes mina olen, kelle jaoks see tulemus on juba loomulik osa. Fookus hoida selle peale, et kõige tugevam motivatsioon, see on see, kui minu harjumus hakkab muutuda minu loomulikuks osaks. Ja sellega ma saan omas elus teha muutused. Kuidas keha on seotud meie harjumustega. Näiteks vaata, et kui minu peas on palju mured, pinged, stressi, panika, et vaata, mis uudised täna räägivad, et mis toimub meie riigis ja mis toimub maailmas. Ja kui on nii palju pinged ja mina ei saa hakkama ennast nagu hoida balansis, siis selline pinge, ta mõjutab minu keha peale ja keha läheb ise nagu pingesse. Ja kui kehas on pinge, minu sisemised organid teavad, et praegu on stress. Kui stress, siis tuleb signaal ajule, et praegu on elujäämise režiim. Siin ei ole kohta selles režiimis, ei ole kohta selleks, et midagi unistada, midagi planeerida, midagi tahtma, panna mingid eesmärgid. Siin on kõige oluline eesmärk ellu jääda. Ja siin ei ole ruumi inspireerimiseks, loovumiseks. Siin ei ole mitte midagi sellele, et ennast arendada. Siin on ainult ruum selleks, et ellu jääda. Mida selleks tuleb teha? Süüa, magama, paljuneda ja kõik. Ja kui me teeme seda rahutunne omas kehas, siis me saame juba minna teisele tasemele. Et meie ei saa muuta see, mis maailmas toimub. Me saame muuta iseennast. Ja kui ma tegelen oma sisemise rahuga, siis ma näen teistmoodi see, mis minu ümber toimub ja ma saan rohkem iseendale aidata. Ja kui minul on kõik hästi, siis kõik hästi on ka teistega, kes on minu ümber ja niimoodi me võime mõjutada teiste peale. Kui sa viskad kivi vee peale, siis sa näed, nagu need ringid lähevad sellest kivist edasi. Täpselt mina. Kui mina olen õnnelik, siis need ringid minu ümber lähevad laiemaks ja laiemaks. Ehk maailma saab muuta siis, kui ma muudan ise ennast. Ja kui ma tegelen regulaarselt oma kehaga, ma käin massaažil, ma teen mingid harjutused, siis minu keha rohkem nagu vabaneb, vähem on need pinged kehas ja siis enam minu sisemised organid ei anna signaali minu ajule, et mul on säästurežiim ja mul on praegu elujäämise režiim, et keha hakkab muutuda ja minu maailmavaade hakkab ka muutuda paremaks. Ja kui me teeme meie keha lõdvemaks, siis minu mõtted ja minu valikud muutuvad ka vabamaks, et ma olen vaba inimene, ma olen vaba teha seda, mida ma tahan, seda, mis ma mõtlen, välja ütlema, seda mina soovin ja sellega saab edasi juba liikuda. Mul on ka veel sulle ette valmistatud 4 lihtsat sammud, kuidas saab teha need muutused enda jaoks mugavamaks, lihtsamaks ja nii, et sa naudid sellega, et sa teed mingid muutused, et sa ei pinguta, sa ei
tööta motivatsiooniga või distsipliiniga, aga sa teed seda loomulikult ja naudides kergelt. Punkt number 1. Aru saada, mida sa tahad. Enda jaoks välja ütlema, mida ma tahan, et milline tulemus peaks olema. Et näiteks mina tahan, kui ma ei tea, möödub 5, 10, 20, 30 aastat, ma tahan olla sama aktiivne või veel rohkem. Ma tahan naudida elu, ma tahan, et minu julged ja põnevad fantaasiad, plaanid, eesmärgid, et nad muutuvad ja nad toidavad minu hinge, et mina olen selline aktiivne babulja, kes käib, kes naudib elu, kes elab elu, mitte üritab ellu jääda. Ja selleks, et ma oleksin selline aktiivne babulja, selleks mul on vaja terve keha. Et kui keha segab saavutada minu julged unistused või eesmärgid, siis tuleb kehaga tegeleda. Et kui vaadata punkt number 1, kuidas saab saavutada need tulemused, punkt number 1, et aru saada, mida ma tahan, mida täpselt ma tahan, et kellena ma olen või milline ma olen, kui see enesetunne on minu loomulik osa. Okei, punkt number 1. Punkt number 2 on minu ümbruskond, kes on minu ümber, et kes on juba selline, et otsida enda jaoks need näited, kus on inimesed, kes juba ilusas vanuses, 60, 70, 80 aastased, ja nad on aktiivsed, nad sõidavad ringi, nad käivad reisile, nad naudivad elu, nad käivad tantsida, nad lihtsalt elavad oma õnneliku elu. Et vaadata need näided ja vaadata, mida nad teevad, mis on nende loomulikud harjumused, mida ma saan enda juurde võtta selleks, et samasugune olla. See on üks variant. Teine variant, et saab lugeda raamatut, saab vaadata internetis, millised näided on, et internet praegu väga palju aitab. Kas või võtta kursused, on veel ka võimalus kursused, mis õpetavad, kuidas olla selline, et saavutada oma, ma ei tea, 80 pluss, minna ja lõbutseda ja naudida elu. Siis on veel võimalus võtta endale nagu mentori või seda spetsialisti pöörduda, kes saab mind aidata või kes saab, kelle kaudu ma saan võimalikult kiiremini ja efektiivsemalt saada see tulemus, mis mul on vaja. Ja see on punkt number 2, et need näited, see ümbruskond või elustrateegiad nende inimeste, kes juba saavutanud selline tulemus, nagu mina tahan. Punkt number 3. Organiseerida endale ümbruskond, mis stimuleerib mind muutuda. Et suhelda nendega, kellel on see oskus juba loomulik. Käia nende kohtades, kes sellega tegelevad. Näiteks, kui ma tahan olla aktiivne babulja, siis ma saan suhelda nende inimestega, kellel on selline harjumus on juba olemas. Siis ma saan suhelda nende inimestega, kes elab sellega, et ei pea veel olema babuljaga, juba täna ta tegeleb oma tervisega nii, et tal oleks hea ka mingi 10-20 aasta pärast. Ja ka käia nendes kohtades, kus, tere Karen, ja käia nendes kohtades, kus kõigi sellega tegelevad. Ma ei tea, käia tantsudele või minna reisile või et
olla seal, kus see oskus on juba loomulik nende inimestele. Ja kui keegi teine sai hakkama, siis mina saan sellega hakkama saada ka. Ehk punkt number 1. Formuleerida enda jaoks selline eesmärk, mida ma tahan ja milline ma olen, kui see oskus on juba minu loomulik. Punkt number 2. Uurida, õppida need elustrateegiad nendel inimestel, kes juba sellega elavad või kelle jaoks see on loomulik oskus. Punkt number 3 on organiseerida endale selline nagu stimuleeriv ümbruskond, et suhelda inimestega, kes juba oskab seda teha. Ja teine käia sinna kohta, kus inimesed sellega tegelevad, sellega, mis mul on vaja. Ja punkt number 4, kõige oluline, praktiseerida. Praktiseerida seda, minna oma mugavuse zoonist välja selleks, et ebamugav zoon teha mugavamaks. Ja naudida seda, et saab öelda, et teooria on hea, aga praktikast tuleb kasu rohkem. Ja siis ma rääkisin ka veel meie ümbruskonnast, et need inimesed, kes mõjutavad minu peale, kes nad on. Kui me vaatame, kes on minu ümber, on punkt number 1 on minu lähedased. See on pere, see on sugulased, see on sõbrad, need on need ja kolleegid, need on need, kellega ma suhtlen väga tihti. Ja need inimesed, mis nende jaoks on loomulik osa, see hakkab minu külge jääma ka, et need inimesed, kes minu ümber tihti, nad mõjutavad minu peale. Kas ma tahan seda või ei taha, aga igal juhul me vahetame meie oskused ja meie harjumused. Punkt number 2, milline on ümbruskond, kes minu peale mõjutab. See on enamus. Et need on need sotsiaalsed normid või sotsiaalsed harjumused. Näiteks kui meie riigis on normaalne, et mees ja naine käivad tööl, teenivad raha või teevad oma äri ja teenivad raha, see on okei. Mõned riigid on need, kus naine istub kodus, teeb süüa, vaatab lapsi ja tööd ei tee, raha ei teeni. Ja siin see on okei, et kui mõlemad teenivad raha ja nendes riikides on ka see on okei, kui iga üks teeb oma asju. Ei saa öelda, et siin on hea või seal on hea. See on lihtsalt sellised traditsioonid, rituaalid, mis on normid selle sootsiumi jaoks, kus need inimesed elavad. Ja see sootsium mõjutab minu peale või sinu peale. Kui ma oleks sündinud kuskil riigis, kus naine ei pea tööl käia ja tema kõige oluline eesmärk on lapsed jälgida ja kodu hoida heas korras ja siis kui ma oleks sündinud selles riigis, siis ma saan ka jälgida ja tahtma ainult seda, et sünnitada palju last, kodust teha korda ja see ongi minu elu eesmärk. Ma olen sündinud siin. Mul on tähtis iseennast arendada, mul on tähtis saavutada mingid uued väljakutsed ja minu jaoks see on põnev, see on minu elu osa. Ja see on kuidas meie sootsium on ehitatud, ehk seda, mida arvab enamus, see mõjutab ka minu peale. Ehk need kolm ringi, kes minu peale mõjutab ja minu harjumuste peale ja minu saavutamiste peale, et need on 3 ringi. Esimene me rääkisime, et see on kõige lähedam ring, et pere, kolleegid, sugulased. Teine on enamus, et see on sootsiumi normid, rituaalid ja traditsioonid. Ja 3, see on
autoriteetsed arvamused. Näiteks kui võtame koroona, et kui oli koroona, see, mis naaber ütleb, noh okei, mis ta arvab, aga kui ütleb riigi poolt mingi ametnik, kui ütleb midagi välja mingi arst, siis selle arvamusele meie usume rohkem kui iseendale või naabrile. Kas see on hea minu jaoks või ei ole hea? Noh, elu näitas tulemused. Aga see, et autoriteetne arvamus mõjutab minu peale, see on tõsi. Ja näiteks, kui ma tahan midagi saavutada oma tervisega, siis ma pöördun selle juurde, kes on minu jaoks autoriteet. Ja kui ma lähen fitness-treeneri juurde ja ütlen, et ma tahan, et kehal oleks teistsugused kujud ja ma tahan seda, siis kõik, mis ta ütleb, ma hakkan tegema, sest tema on spetsialist, temal on kogemus, teadmised ja ma nägin inimeste tulemused, kes on töötanud selle fitness-treeneriga. Täpselt sama, kui ma tahan targutada, siis ma ei pea aega ja raha raiskama fitness-treeneri koos töötamiseks, sest mina ei hakka midagi tegema, mis ta ütleb. Aga kui ma austan, kui ma usaldan, siis ma teen seda, mida ta ütleb, et ma tean, et sellest tuleb tulemus. Ehk minu arvamuse peale mõjutab esimene ring. See on minu sugulased, minu pere, kolleegid. Teine ring on see enamus, kuidas on välja kujunenud väärtused, traditsioonid, rituaalid riigis, sotsiumis. Ja kolmas, see on autoriteet, arvamus, et kes saab mõjutada minu peale, kellel on rohkem oskused, teadmised, kogemuse ja kes on minu jaoks autoriteet. Või näiteks võtta need Instagrami äri. Et on olemas blogerid, kes ütleb, tuleb sinna joosta ja siis kõik jooksevad sinna. Ütleb, et tuleb selline hulepulk kasuda, siis kõik jooksevad, kes jälgivad selle järgi ja tahavad osta täpselt seda hulepulka. Et jah, nad hakkavad muutuda kuidagi nagu rohkem nagu mõjutavamaks, aga kui on oma pea otsas ja kasutame oma aju, siis me saame vaadata, kas tuleb sinna joosta või osta selline hulepulka või ei ole vaja. Et need on autoriteetarvamused, mis meie peale võivad mõjutada, aga kui me vaatame, kas see mõju viib mind minu eesmärgini või mitte. Ja kui ma enda jaoks, nagu me rääkisime, et 4 sammud, kuidas oma elu muuta, aru saada, mida ma tahan, siis vaadata elustrateegiat nende inimeste, kes on juba seda saavutanud, siis teha endale stimuleeriv ümbruskond, kes seda juba oskab, ehk need 3 ringi, kes minu peale mõjutab ja praktiseerida. Et kui seda kõike kokku panna, siis on väga lihtne jõuda sinna, kui mul on oma pea otsas ja ma kasutan seda sihtotsa tarbeliselt. Nii. Mis veel ma räägin oma klientidele? Mulle ei meeldi manipulatsioon, mulle ei meeldi selline mõjutamine, et saavutada oma eesmärgi iga hinnaga. Ja kehapraktikas ma olen selleks, et teha oma elu paremaks ja läbi oma oskused ja võimalused aidata sind või toetada sind teha muutused sinu elus. Aga sinu eest ma ei tee mitte midagi ja kõik head tulemused, mis inimesed saavad minu kaudu. See ei ole minu võluoskus, aga see on puhas sinu töö. Lihtsalt minu kaudu see tuli kiiremini. Ja mida ma räägin inimestele, et kes tulevad massaažile ja aeg-ajalt küsivad, et kui palju on vaja käia massaažil, kui tihti tuleb käia massaažil. Ja siis ma alati küsin, et aga mis on sinu eesmärk, mida sa tahad? Jälle mäletad, et need 4 punkti. Mida sa tahad?
ja siis hakkame arutada ja teha oma plaani, ja ma alati ütlen, et ütle iseendale, nüüd ma käin massaažil. See rütm, kui tihti sa käid, kas sa käid kord nädalas, kas sa käid kord kuus, kord aastas, võib-olla. Et ei ole vahet, kui tihti sa käid, on palju olulisem, kui sa ütled iseenda jaoks, et nüüd ma käin massaažil. Mida see tähendab alateadvuse tasemel? Et ma iseennast programmeerin, et nüüd ma tegelen oma tervisega. Nüüd ma võtan aega enda jaoks. Nüüd ma panen ennast esireale ja mina olen prioriteet, mina olen tähtis. Ja siis, kui minuga on kõik hästi, siis teised saavad ka rohkem minult kasu. Ja kui ma tean, et ma tegelen nüüd tervisega, ma panustan aega, ma investeerin raha enda tervise peale, enda heaolu peale, siis minu elu muutub selleks, et iga meie seanss on palju efektiivsem, kui sul on juba selline eneseprogrammeerimine, et nüüd ma tegelen oma tervisega. Ja kui sa programmeerid iseennast, et nüüd ma tegelen oma tervisega, ei ole vahet, kas me kohtame kord kuus, kord nädalas, sinu keha hakkab palju kiiremini võtta vastu seda, mida me teeme ja me kiiremini jõuame selle eesmärgini, mida me panime esimesel seansil, panime endale nagu eesmärgiks. Ja see on väga oluline selline nagu eneseprogrammeerimine, et ma räägin seda alati, ma palun, et nüüd ütle oma kehale, et nüüd ma käin massaažil ja juba sina otsustad, kui tihti sa tahad käia massaažil, mida sa teed, kas sa teed spordi, kas sa teed jalutuskäiku, ei ole vahet, mida sa teed, on vahe, mida sa teed, aga selles mõttes, et igaüks valib endale need instrumentid tervise toetamiseks, mis täpselt sulle sobib. Kellegile sobib, ma ei tea, meditatsioon ja jooga, kellegile sobib selline nagu jõusaal ja korralik töö, et higistad iga sekundi taga. Et igaüks valib endale need viisid, mis töötavad tema jaoks, aga need on sinu instrumendid ja kui sa ütled enda jaoks, et nüüd ma tegelen oma tervisega, siis efektiivsus sinu tegevuses on palju tugevam. Ja seda ma alati palun, et minu kliendid käituvad nii. Ja näiteks aprillis me teeme maratoni tasuda. Selline tervisemaraton, mis aitab sind tugevdada oma harjumused ja selle maratoni kaudu me saame praktiseerida kõik need teadmised, mis me praegu uurime see NLP massaažis, et see eneseprogrammeerimine. Ja ma annan üks väike lühike tegevus, mida tuleb teha regulaarselt ja selle kaudu sa saad teha palju suured muutused, et nagu selline lumepall, jah, et kui ta läheb mäest alla, siis ta läheb suuremaks. Täpselt sama väike tegevusega sul tulevad suured muutused ja seda me teeme koos. Ma praegu iseendaga tegelen, et enda pealt seda katsetada, kuidas see töötab ja siis me teeme seda juba koos sinuga aprillikuus, et lihtsalt ära ole laisk, võta endale paar minutit päevas ja teeme seda maratoni koos. Ma kutsun sind, kutsun välja teha endale midagi head. Ma ei ole veel kuulutanud välja, mis teema on. Ja mida täpselt me teeme, et ma jätan seda aprilliks kuuks, aga me teeme seda hästi. Ja see ei pea mulle uskuda. Tule massaažile, tule seansile, aitab mind jälgida, tule ja tegele. Ja kui tahad massaažile tulla, siin on link, mille kaudu sa saad endale aega broneerida ja lihtsalt tulla massaažile. Nii, aga vaatame, mis 3 küsimused sind toetavad selleks, et sa saad kergemal viisil toetada oma muutused, oma elus muutused. Punkt number 1. Milline ma olen, kes ma olen, kui ma juba seda oskan. Et need oskused, et fookus jälle, nagu ma rääkisin, et hoida fookus mitte selle peale, et tulemus on, ma oskan laulma, aga fookus on selle peale, et milline ma olen, mida ma oskan, mis on minu loomulik eluviis, kui ma olen laulja. Mitte oskan laulda, aga
kui ma olen laulja, milline ma olen. Ehk küsimus number 1, kes ma olen, kui ma oskan seda teha, kui ma sain saavutada seda tulemuse. Küsimus number 2 enda jaoks või küsimus või fookus on kes või milline on minu ümbruskond, mis toetab seda harjumus tugevdada ja arendada. Et kes ma olen ja teine, kes on minu ümber, et kes minu peale mõjutab. Me vaatasime sinuga, et need on vaid 3 ringi või 3 suurgruppi, kes minu peale mõjutavad. Ehk kes on minu ümber, see punkt number 2. Ja 3. punkt on, millised harjumused mul tuleb pidevalt teha selleks, et saavutada seda. 3 punkti selleks, et oma eesmärgini jõudma. Ja kui sa teed seda regulaarselt, need harjumused sa kordad, siis ükskord sa avastad, et ma olen juba kohal. Kergemal viisil, naudides, sa saad teha need muutused. Et ma pooldan seda, et elus on nii palju üllatused tulevad ja valud ja stressid, et veel teha endale stressi ja valu omal valikul ei ole vaja, et massaaž ei pea olema valus, muutused ei pea olema rasked ja tugevad, kui seda saab muutuda kergemal viisil ja naudides, miks mitte seda kasutada. Et loome endale naudingu igal päeval ja sellega saame saavutada mingid eesmärgid, kuhu me läheme. Ja seda me praktiseerime aprillis maratonil, et kui me teeme ühe väike liigutuse koos, mis teeb suured muutused meie elus. Ja mis ma tahtsin veel öelda, et kui keegi sai hakkama, siis mina saan hakkama ka. Ja kui me hoiame fookus mitte tulemuse peale, aga selle peale, milline ma olen, milline on minu identiteet, kui see oskus on juba minu loomulik osa. Kui ma hoian selle peale fookus, siis mul on kergem teha need 3 või vastata nende 3 küsimustele. Et milline ma olen, kes on minu ümber ja millised harjumused mul tuleb tugevdada selleks, et saavutada need tulemused. Ja kui sa tahad teha muutused, sa saad tulla minu massaažile, sa saad kinkida, kui sul on lähedased, kellele sa soovid midagi paremat, sa saad teha kinkekaarti, mul on need on olemas ja sa saad kinkida hea elu juurdepääs. See juurdepääs on minu kaudu, aga see on puhas sinu tulemus, sest ainult sina saad teha muutused, mitte keegi ei saa sind motiveerida, inspireerida, et see tuleb sul siit. Mul on üks näide, mitte üks näide, lihtsalt värske näide. Minu püsiklient kinkis oma sõbrannale kinkekaarti ja ta tuli massaažile. Ta arvas, et ta tuli massaažile. Aga see oli paar kuud tagasi ja ta oli juba küps selleks, et teha elus muutused. Ja me alustasime, ma alati alustan klientidega seanss sellest, et me räägime. Ma küsin alati, miks sa tulid, mida sa tõid mulle laua peale, millega me tegeleme, mis rõõmud, mured. Ja see naine hakkas rääkima ja ma näen, et meil on vaja rohkem rääkida, kui kohe teha massaaži. Ja me rääkisime ja siis massaaži lõpus, et ta ütles, et ta isegi ei ole oodanud, et tuleb selline seanss. Ta ütles, et arvas, et nagu mudistamine ja ongi kõik. Aga selle ühe seanssi oli talle piisav, et kõik puslid oma elumuster kokku panna, näha seda pildi nagu suuremas perspektiivis. Ja praegu ta enam ei tulnud massaažile, ta ütles, et tema jaoks see oli nii aktiivne ja intensiivne töö, ajutöö, hingetöö, et
tema võtab pausi ennem seda, kui me kohtume uuesti, sest tema elus praegu tulevad sellised suured muutused, mida ta ei olnud isegi valmis arvata, et meie seanss toob sellised tulemused. Ja nii palju, kui ta pärast kirjutas mulle ja jagas minuga oma uudised ja tema sõbranna, kes minu püsiklient on rääkinud temast, et ta on nii vaimuses sellest kohtumisest, ta on nii tänulik, talle nii meeldib seda kõike, mis praegu tema elus toimub ja ta on nii tänulik selle eest. Ja vaata, kui lihtne, et mis tegelikult juhtus, et üks sõbranna hoolitses oma sõbranna eest, ta kinkis talle uue elupileti, ta kinkis kinkekaardi ja selle kaudu inimesel tuli suured tulemused, suured muutused ja see ei ole minust sõltub. Ta oli juba küps, ta oli juba valmis. Lihtsalt minu kaudu need muutused tulid kergemal viisil ja praegu ta on sellisel suurel lainel oma elu muutmistega. Ja ma olen väga uhke nende inimeste üle, kes töötavad iseendaga, kes toetavad üksteist, kes hoolivad üksteist ja tulevad ja on valmis teha midagi suuremat, teha midagi mõnusamat omas elus ja need ongi minu kliendid, et nagu sa tead, et ma töötan tarkade inimestega, õnneliku inimestega ja tervete inimestega ja nad on minu kliendid. Ja mida saab teha? Veel selle infoga, mis täna me rääkisime, et kui keegi sai hakkama, siis sina saad ka, nagu see naine, kellest ma just rääkisin ja et lihtsalt teha need mugavad, meeldivad ja mõnusad muutused. Vabandust, et vaata, praegu on väga palju stressi, väga palju inimesed, kes tulevad mu juurde. Ma näen, et pinge on suur, et see, mis riigis toimub, see on, mis maailmas toimub, et kõik see mõjutab meie peale, nii kuni tahame meie seda või ei taha. Aga mida rohkem rahu hinges, seda kergemini me saame hakkama reguleerida oma elu ja mõjutada oma homse päeva peale. Ja kuidas saab ennast veel toetada, et vaata, kui praegu on nii palju stressi, nii palju pinged, et jälgida, mis sinu kehas toimub, kuidas sinu keha reageerib, kui tuleb mingi uudis, sündmus, uus mingi olukord, mida see tähendab sinu keha jaoks, kuidas sinu keha reageerib. Ja kui sa saad läbi oma keha jälgida, kuidas sa reageerid, sa saad juba mõjutada selle peale, kas või hingamise praktikaga või lähed jalutuskäiku teed või tuled massaažile või teed mingid harjutused, aga sa hakkad juba kohe ette võtta ja tegeleda nende muutustega. Siis sa võid iseendale küsimuse esitada, et kui mina oleksin enesekindel, kui ma tean, et minu elus on stabiilsus ja mina ainukene, kes juhib ja mõjutab oma elu peale, kuidas ma käin, kuidas on minu kehakuju, milline on minu kehakuju, milline on minu enesetunne, kuidas mina näen välja, kui mul on kõik hästi ja kõik on minu kontrolli all ja ma tunnen, et seisan 2 jalgadega maa peal, milline ma olen. Ja kui ma tean, milline ma olen, siis mul on lihtsam need harjumused tugevdada, mis toetavad selline, milline ma olen. Ja sa saad tulla massaažile, me võime koos seda vaadata ja sinu pildi, elumustri kokku panna nii, et see viib sind sinna, kus on see parem variant, sinu elu parem variant. Ja tänaseks mul on kõik, täna me rääkisime sellest, et NLP, neurolingvistiline programmeerimine, et see on nagu psühholoogia, kuidas seda saab kasutada massaažis ja kuidas see mõjub meie tervise peale. Me rääkisime sellest, et need reeglid, NLP reeglid on mitu, üks neist me vaatasime täna, et kui üks sai hakkama, siis mina saan hakkama ka. Me rääkisime seda, et kui ma tahan midagi saavutada,
mida tuleb teha, et kui mul on vaja, mul on uus eesmärk, ma tahan olla rõõmus ja aktiivne babulja mingi 50 aasta pärast, et milline see on babulja ja siis ma vaatan need identiteet või millised on harjumused sellel babuljal on ja punkt number 1, punkt number 2, vaadata, millised on elustrateegiad nendel inimestel, kes juba elab nii, nagu mina tahan olla. 3. punkt, et vaadata, kes on minu ümber, kas see toetab minu ümbruskond või ei toeta ja suhelda nendega, kes seda saavutanud ja käia nende kohtadesse, kus see eluviis on loomulik. Ja punkt number 4, mida tuleb teha, lihtsalt praktiseerida ja see aitab. Siis me rääkisime sellest, et need, kes on minu ümber, kuidas nad mõjutavad, on olemas 3 gruppi. Esimene grupp on minu lähedased, minu kõige lähem ring, lähem grupp. Minu sugulased, minu pere, minu kolleegid, et need, kellega ma suhtlen väga tihti. Teine grupp on enamus ehk see, millised on minu sootsiumis, minu riigis on nagu loomulik traditsioonid, rituaalid, harjumused, et see on see, mis nagu enamus arvab ja mõjutab minu peale. Ja 3. grupp on autoriteetsed arvamused, et keda ma kuulen, keda ma usaldan, kuidas see inimene mõjutab minu peale. Et need 3 gruppi, kes minu peale mõjutab. Ja siis me rääkisime sellest, et millised sammud või millised tegevused võivad mind aidata, et saavutada, teha muutused omas elus, et see punkt number 1 on milline harjumus ma tahan, et milline ma olen, kui see harjumus on minu loomulik osa. Punkt number 2, küsimus number 2, et minu ümbruskond, kes on minu ümber, kes seda toetab. Ja punkt number 3, millised harjumused mul on vaja tugevdada, et see, mida ma tahan, oleks minu loomulik osa. Seda kõike me täna vaatasime, ma ütlesin, mida sa saad teha edaspidi, et tugevdada seda. Kutsusin sind maratonile tasuta, mis tuleb aprillis, et läbi kerge viisi jõuda sinna ja teha muutused, praktiseerida need teadmised, mis praegu meie uurime koos NLP massaažis ja psühholoogia ja tule massaažile, et tule vaatame koos, mida sa saad veel teha kergemaks, aga mõnusamaks, naudides seda oma elu. Ja ma tänan, et sa tulid täna siin, ma näen, et sa käisid, külastasid ja kui on küsimused, kirjuta mulle direkti või selle video all ja varsti näeme, on järgmine teema varsti tulemas NLP massaažis ja vaatame järgmised reeglid, kuidas see kõik töötab meie psüühikas ja meie kehas, et mõjutab minu elu peale. Ja kohtumiseni!